Mina olen Kristiina Ehi ja ma olen luuletaja. Mina mäletan väga hästi seda aega, kui kiirmood tuli Eestisse. 90ndate lõpp, 2000ndate algus ja äkki tundus, et sul on vaja igaks hooajaks erilisi riideid, igas hooajas on omakorda veel mitu hooaega. Sa pead kaasas käima, sa pead muudkui ostma ja ostma selleks, et olla moodne. Ma ei meeldi endale, kui ma viskan ära ja ostan juurde. Ja nii ma püüdsin leida oma viisi, kuidas endale meeldida selles uues ajas. Ja ma hakkasin ümber tegema. Siin on minu armsad kleidid, mis on enamasti ostetud 1-2 euro eest kaltsukatest. See on näiteks minu ristitutre kleit, millega ta oli minu pulmas. Ma hoian seda oma tütrele Luikele. Siin on kleit, mis on kokku pandud 3 erinevast kleidist ja pusjast. Siin on kleit, mis on kokku pandud teksapükstest ja muuhulgas rosedate teksadest. Et see on minu viis, kuidas hoida kokku, kuidas tarbida vähem tekstiili. Ja neid viise, kuidas tekstiili taaskasutada, on loomulikult veelgi. Tartus on olemas lausa 8 Humana riidekonteinerit. Siia tuleb tuua puhtaid riideid. Mõned nendest jõuavad Humana lettidesse, teised lähevad abivajajatele Aafrikasse. Tuleb panna riided kotti, osatada siia ja öelda neile head teed. Igaüks saab uurida, kus on talle lähim heategevusasutus, mis võtaks vastu kasutatud riideid. Mina näiteks viin oma puhtad terved lapseriided laste turvakodusse. Loodame, et ta on avatud. Keegi tuleb. Tere! Tere! Kas tohib tuua puhtaid lasteriideid? Jah, ikka. Järgmine võimalus on tuua oma vanad asjad uuskasutuskeskusesse ja tuleb panna nad siia annetuskasti. H&M moetööstus oli juba 2013. aastal nii innovaatiline, et hakkas koguma taaskasutusrõivaid. Siia võib tuua igasuguseid tekstiile, paigutada need siia kogumiskastidesse ja võib küsida ka sooduskupongi järgmisest ostust 10%.